kas sinu tegevused kasvatavad või kahandavad sinu enesekindlust. Et öeldakse, et kukud maha, tõuse püsti, raputa tolm, mine ka edasi. Aga tegelikult ju ebaõnnestumine ikkagi mõjutab meid. Et seda ei ole mõtet ignoreerida, see jääb nagu meie sisse. Ja kõik ei ole sellised, et nad suudavad lõputult uuesti ja uuesti proovida. Et jah, et hästi oluline on see, et sa annad endast parima. Ja kui sa oled endast parima andnud, siis on justkui selline sisemine rahu. Sa tead, et sa oled kõik nagu enda võimete piires teinud. Aga teinekord on nii, et sa alustad millegagi ja siis hakkad põhjendusi leidma, vabandusi. Miks mitte jätkata? Miks sa ei saa seda teha nii hästi, kui sa tahaksid? Tegelikult sa ei ole nagu päriselt investeerinud ennast sinna ja sa ei annagi endast parima. Ja sa annad justkui endale sisemisi sõnumeid, et ma ei ole piisav, ma ei saa hakkama, ma olengi selline poolelijätja, ma pole võimekas, ma ei ole võimeline. Ja seetõttu ongi hästi oluline tegelikult see, et sa valid tegevused ja annad sellised lubadused, mis on päriselt sinu jaoks olulised. Ja mitte ainult olulised, ka jõukohased. Et eesmärgid tuleks seada sellised, et nad on saavutatavad ja nad on jätkusuutlikud just sinu jaoks. Ja veel on hästi oluline, et see oleks toetatud sellise sisemise miks pärast, miks ma seda teen, miks ma seda tahan, miks on see mulle oluline, mida see mulle annab, kas see loob mingit väärtust, loob see mingit väärtust teistele. Et näiteks, kui sa tahad võtta alla kaalus, et alguses hästi lihtne, entusiasm on suur, aga siis läheb raskeks. Mõtted tulevad, et miks ma seda teen, kas on üldse seda väärt, kui ma natuke komisjon ei ole ju hullu ja tegelikult ei olegi hullu. Aga kui sul on see miks, siis sa saad selle juurde alati tagasi tulla. Ja see annab sulle tugevust, see annab sulle motivatsiooni, see annab sulle sellist sügavust. Ja see on oluline, et kui läheb raskeks, et siis aitab sul jätkata. Ja veel, et mitte võtta nagu liiga suurt ampsu. Et hüppame üle oma varju ja siis eksime, ebaõnnestume. Et tea enda piire, enda võimekust. Pigem väiksed sammud, aga õnnestud ja muud kui liigud edasi. Ja see nauditavam tegelikult ka, kui selline kõik või mitte midagi suhtumine. Et see ei vii tihti meid väga kaugele. Ja veel märgata, et kui sa oled üks nendest inimesest, kes suures tuhines, sul ongi emotsioon on peal, suur tuhin, eufooria ja sa lubad. Annad erinevaid lubadusi ja siis murrad neid. Ja sa annad endale sellega sõnumeid, sa ei saa hakkama ja teistele tegelikult samamoodi, et sind ei saa usaldada. Et hoia ennast tagasi, kui sa juba ennast tunned, mõtle, maga ja homme vaata, kas sa ikkagi tahad seda teha. Ja miks sa tahad seda teha ikkagi, eks ju. Ja selline sõna pidamine jällegi kasvatab enesekindlust, parandab minapilti, mis sa ise endast arvad ja samamoodi seda, mis teised sinust arvavad. Ja me tahame ka saada eduelamust. Et eduelamus on see, mis viib edasi. Ma tahan seda rohkem. Kasvatan oma oskuseid, usaldust enda vastu. Aga seal ka jälle sa ei saa hüpata kohe 4. tasemele. Esimene tase tuleb läbi teha. Kui sa siin esimestel tasemetel ei õpi, oled 4. siis sul tegelikult ei ole neid kompetentsi, et seal võib-olla edukalt hakkama saada. Ja see liiga suur amps võib ka tekitada hirmu, ärevust, kahtlust endas. Ja see halvab sind, halvab sinu tegevusi, sinu loovust, sinu mõttevõimeid. Et kasv toimub mugavustsoonist väljas. Aga see mugavustsoon ei tohi olla piinav, halvav. Et see peab olema selline nauditavalt ebamugav. Et see peab olema selline samm, mis tekitab elevust, uudisimu. Ma tahan õppida, ma tahan veel seda kogeda. Et ma ei tea, mina olen kogenud, kas teie olete ka, et kuidas ebaõnnestumine mõjutab sind tegelikult.
kus sa ei julge enam pärast seda proovida. Sa kardad, et sama stsenaarium kordub. Kui midagi sarnast on ees, siis hirm tuleb peale. Et sa mõtled küll, okei, ma mõtlen positiivselt, aga selline hirm, ärevus istub sees. Ja jällegi sa ei ole vaba tegelikult, et tegutseda. Siis on hea tõesta endale uuesti, et jah, sa saad hakkama. Hangi uusi positiivseid kogemusi, eduelamusi sinna peale. Õnnestu. Ja siis enesekindlus kasvab. Ja vaata üle, aga miks sa ebaõnnestusid? Kas oli kamps liiga suur? Oli vaja tegelikult abi küsida? Õpi, kasva ja siis tegutse uuesti. Ja enesekindlus kasvabki siis, kui sa tead, kuhu sa tahad jõuda, mis on see pikk, suurem eesmärk, miks on see oluline sulle. Ja siis need sammud sinna suure eesmärgina, et need oleksid sinu jaoks piisavalt suured, ebamugavad, aga nauditavad. Pea enda sõna ja ära lase sellel suurel entusiasmil ennast teinekord eksitada või saboteerida. Ja sealt see enesekindlus kasvama hakkabki. Kui sa pead enda sõnu, viid tegevusi lõpule, kogud eduelamusi, annad endast alati parima, tead, miks sa seda teed ja see ongi üks tegelikult järjepidevus ja selline sisemine ausus. Nii et vaata, kuidas sa selliste väikeste sammudega saad enda enesekindlust kasvatada ja kuidas läbi selle sa tegelikult liigud lähemale sellele, mida sa oma elus tahad. Kõik on tegelikult võimalik, lihtsalt tuleb targasti toimetada.